Tekstitöötluse juures on enim kasutatavateks käskudeks kopeeri, lõika, kleebi, kustuta, võta tagasi ja tee uuesti. Neid käske on võimalik rakendada läbi menüünuppude või klaviatuuril vastavaid kiirklahve vajutades. Esimese asjana vaatame käsku kopeeri. Seda käsklust on vaja siis, kui soovite kopeerida ehk paljundada dokumendis mõnda osa, näiteks pilti, teksti, tabelit või midagi sellist, teise kohta. Antud juhul kopeerime esimese lõigu dokumendi lõppu. Selleks selekteerime esmalt vastava lõigu, hoides all hiire vasakut nuppu. Kui selektsioon on tehtud, laseme hiire nuppu lahti. Seejärel vajutame antud alal parempoolse hiire nupuga ja valime hüpikmenüüst käsu kopeeri. Siis liigume alla dokumendi lõppu ja vajutame kohas, kuhu me soovime uut teksti paljundada. Kui kursor vilgub õiges kohas, saame samas kohas parempoolse hiireklahviga vajutada, et anda arvutile käsk kleebi. Ja soovitud tekst tekkiski sinna. Sama asja on võimalik teha kiirklahvi kombinatsioone kasutades. Kopeerimise kiirklahviks on Ctrl+C ja toimima peaks järgnevalt. Kõigepealt selekteerite jällegi soovitud teksti, mida soovite paljundada ehk kopeerida. Siis vajutate klaviatuuril Ctrl+C, liigute kohta, kuhu soovite teksti paljundada ja panete kursori sinna vilkuma ja vajutate kleepimise käsku ehk Ctrl+V. Tekst tekkiski sinna. Järgmisena vaatame käsku lõika. Selleks aga kustutame esmalt paljundatud tekstiosad ära, et pilt oleks selgem. Kustutamine käib siis sarnaselt kopeerimisega, ehk kõigepealt tuleb selekteerida tekst või tekstiosa, mida tahate kustutada, hoides all hiire vasakut nuppu. Seejärel saate nuppu vabastada ja vajutada klaviatuuril nuppu Delete. Märgitud tekst kaduski ära. Lõikamise käsklust on vaja siis, kui soovite dokumendis siirata ehk vahetada asukohta selle mingil osal, näiteks tekst või tabel või pilt või mis iganes muu. Näiteks tõstame antud failis esimese lõigu kõige lõppu. Selleks jällegi selekteerime vastava lõigu, hoides all hiire vasakut nuppu. Seejärel vabastame selle nupu, vajutame märgitud alal parempoolse hiire nupuga, valime menüüst käsu lõika. Nüüd viime kursori kohta, kuhu tahame, et tekst ilmuks. Vajutame parempoolse hiireklahviga seal, et hüpiku menüüst valida kleebi. Nagu näha, tekkiski esimene lõik faili lõppu. Täpselt sama asja saab teha ka kiirklahvi kombinatsioone kasutades. Näiteks tõstame praegu esimese lõigu faili lõppu. Jällegi selekteerime selle. Seejärel vajutame kiirklahvi Ctrl+X. Liigume kohta, kuhu tahame, et tekst tekiks. Vajutame seal vasaku hiire nupuga. Ja vajutame seejärel kiirklahvi Ctrl+V ehk kleebi. Tekkiski tekst sinna, kuhu soovisime. Viimase asjana vaatame käske võtta tagasi ja tee uuesti. Sarnaselt kopeeri ja lõika käsuga on ka neid võimalik kasutada kahte moodi, kas läbi menüü või kiirklahvi kombinatsioone kasutades.
menüüs asuvad võta tagasi, tee uuesti käsud vasakul ülanurgas. Proovime võtta nii palju käike tagasi, et taastuks dokumendi esialgne kuju. Vajutan seda nuppu nii mitu korda, kuni on näha, et kõik lõigud on omal kohal. Kui selgub, et olete võtnud tagasi liiga palju ehk soovite säilitada mingit vahepealset vormi, saate kasutada nuppu Tee uuesti, mis on samuti menüüs vasakul ülanurgas. Kiirklahvi kombinatsioonideks on vastavalt siis Ctrl-Z ja Ctrl-Y. Ctrl-Z-iga saate tegevusi tagasi võtta, Ctrl-Y-ga uuesti sooritada.